No aga läheme korraks siis stuudiost välja ja meie reporter Sigrid toob meieni nüüd selle, kuidas Paul ennast ümber kehastab. Tere Eeva! Tere Sigrid, kus sa oled? Ma olen praegu Pauli juures külas ja siin kohe Paulist hakkab saama Paula. Lähme vaatame, kuidas see käib. Ja mis teistmoodi on võrreldes sellega, kui sa naisel hakkad meiki tegema? Meestel on ikkagi ju tugevamad näojooned. Peab tekitama illusiooni, et su näojooned on palju pehmemad, sest naistel tegelikult on näojooned üldiselt pehmemad. See protsess on 4 tundi umbes. Aga kuidas sul habemega on, et kas sa habeme jätad täna alles või sa habeme ajad ära? Ma tegelikult habeme jätaksin alles seekord. Tögad, päriselu. Päriselus ükski naine ei suuda endale nii ilusat habet kasvatada, aga siis ongi see minu queen, siis toobki selle, et nagu neid soorolle ja piirandke nihutada, et siis tema käibki siis habemega, et tema on habemega naine. Oletame, et sa näiteks ei oleks mingi kunstnik, et kui lihtne sellist meiki juhuslikul mehel teha oleks? Drag meiki. Sa pead ikkagi natukene harjutama. Hakkad nullist pihta, siis sa näed välja, nagu kui sa oleks sulle meiki teinud. Kindlasti. Puudrit kulub siis ohtralt. Kõik juuksed lähevad siis siia alla peitu. Kui tugevamad. Kui need juuksed nüüd nagu pähe läksid, et siis tekib see karakteri tunne küll, et kloun hakkab vaikselt valmis saama. Sest minu jaoks tegelikult drag on selline klounaadi tegemine, et ei ole nii, et me ei pea vaata elu nii tõsiselt võtma, et kui keegi nagu ärritub dragi peale või midagi, et ei maksa unustada, et drag ei ole päris inimene ja miks kedagi ärritab, kui ma mängin kedagi teist. Et me ju ei ärritu näitlejate peale, kes mängivad karaktereid või ma ei ole kordagi kuulnud, et keegi vihkaks Hendrik Normanit sellepärast, et ta drag queen on ju, sest et ta ju on. Kas need kingad on ka kuidagi spetsiaalselt mehe jalale või need on naiste kingad? Need on Vivian Vau kingad ja Vivian spetsialiseerubki suurte jalgade jalanõudele. Ma tunnen ennast nagu kaavees. Diiva on valmis.